Tere! Lugupeetud kuulajad ja komisjoni liikmed. Minu nimi on Maria-Helena Tomberg, olen Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient ja minu uurimistöö kannab pealkirja Indrek Hargla ajaloolises kriminaalromaanis Apteeker Melchiori oleviste mõistatus, kujutatud Tallinna vanalinna ja linnasarase ajalooline tõepärasus. Minu uurimistöö juhendaja oli õpetaja Anu Kell. Teema valiku võiks kokku võtta lausega, et mul on huvi ajaloo ja kirjanduse vastu, mida ma läbi viidud uurimistööga omavahel ka põimisin. Kuid kui sellesse veelgi põhjalikumalt süveneda, siis on minu seos Apteeker Melchiori raamatusarja temaatikaga ka veidi isiklikum. Indrek Hargla Apteeker Melchiori kriminaalromaanide sari seob justkui minu enda erinevad küljed üheks huvitavaks tervikuks ja see kutsus mind neid raamatuid ka veidi tähelepanelikumalt lugema. Nimelt on minu siiani kestev lapsepõlvuunistus saada ühel päeval vanavanemate eeskujul apteekriks ja kirjanduse juurde juhatasid mind nooremana just krimiteosed, eriti Agatha Christie sulest, kelle eeskuju järgib ka Indrek Hargla. Otseselt uurimistöö teemavalikut mõjutas aga minu igapäevane koolitee, mis kulgeb nüüdseks juba üle 12 aasta läbi Tallinna vanalinna. Seal ringi jalutades peatub mu pilk ümbritseva linnaruumil ja mu mõte läheb tihtipeale ekslema. Ma mõtlen nendele sündmustele, mille tunnistajaks on olnud needsamad tänavad ja linnaväravad ja sellele, kuidas näiteks tajusid seda linnaruumi minu ema ja vanaema oma noorusaegadel. Ja miks ka mitte inimestele, kes seda linna ise aastasadu tagasi ehitasid. Apteeker Melchiori raamatusari ühest küljest rahuldas mu uudishimu, sest ma sain üürikest aega olla osa keskaegsest Tallinnast, kuid tekitas juurde ka hulganisti uusi küsimusi, millele ma uurimistöös ka vastata püüdsin. Ajaloolise romaani žanr on huvitav just selle tõttu, et see jääb täpselt ilukirjanduse ja teadusliku ajalookirjanduse vahepeale ja lugejad saavad aimu ajaloolisest kontekstist ja üleüldisest miljööst, kuid raamatus esitatud väiteid ei saa võtta tõe pähe. Sest žanr ei kohusta kirjaniku ajaloolistele faktidele tuginema, vaid eeldab loomingulisust. Minu läbiviidud uurimistöö lähenes kirjanduse õppekavas olevale raamatule küljest, millele koolitundides väga tähelepanu pöörata. Tahtsin isiklikust huvist teada saada, kui palju võib raamatu Apteeker Melchiori oleviste mõistatuspõhjal keskaegse Tallinna vanalinna hoonete ja linnapildi kohta õppida. See toobki mind minu uurimisküsimuse ja sellele püstitatud hüpoteesi juurde. Püstitasin töös ühe uurimisküsimuse, kui suurt osa Tallinna vanalinna objektidest, mida Indrek Hargla on kirjeldanud teoses Apteeker Melchiori oleviste mõistatus, on kajastatud ajalooliselt korrektselt. Vastava hüpoteesi sõnastasin ma järgnevalt. Indrek Hargla ajaloolises kriminaalromaanis Apteeker Melchiori oleviste mõistatus kirjeldatud Tallinna vanalinna objektidest on 75% kajastatud ajalooliselt korrektselt. Hüpoteesi püstitamisel tuginesin ma oma eelnevatele teadmistele ja sisetundele, kuid tegelikult oli minu enda jaoks oluline siiski see suurusjärk, mitte kindel protsent. Töös kasutasin uurimismeetodina dokumendianalüüsi, mille uurimisobjekt oli Indrek Hargla ajalooline kriminaalromaan Apteeker Melchiori oleviste mõistatus. Lisaks viisin töö lõppfaasis läbi intervjuu raamatu autori endaga, et uurida lähemalt raamatu kirjutamise protsessi, selleks tehtud eeltöömeetodite ja kasutatud allikate kohta. Indrek Hargla mõjus alguses küll veidi tõrksana, sest kaitses tulihingeliselt oma õigust raamatutes olev maailm ise välja mõelda, rõhutades eriti, et ilukirjandusteos ei pea olema ajalooliselt korrektne. Kuna minu uurimiste eesmärk ei olnud aga teda mõne ajaloolise ebakorrektsuse tõttu kritiseerida, siis leebus ta õige pea ja intervjuu kujunes mulle väga põnevaks. Mind ennast vaevale küsimusele, miks Apteeker Melchior 1422. aastal Rataskaevu tänavast Raekoja platsile ei kolinud, sain ma humoorika vastuse. Nimelt polevat Indrek Harglat 3. raamatu kirjutamise ajal Raeapteeki külastades väga sõbralikult vastu võetud ja omamoodi karistuseks jättis autor siis apteegi oma algupärasesse asukohta. Uurimistöö on jagatud 8 osaks, millest esimeses teoreetilises osas saab ülevaate Tallinna vanalinna ajaloost, keskaegsest linnapildist ja elukorraldusest ning teose autori Indrek Hargla elulust ja loomingust.
Uurimusliku osa jaoks alustasin ma eeltööd juba suvel, kui lugesin läbi sarja esimesed 4 raamatut. Lugedes kirjutasin välja tekstilõigud, kus oli kirjeldatud hoonete või linnapildi omadusi. Põhjalikumaks uurimiseks valisin sarja esimese raamatu just selle tõttu, et seal oli kõige rohkem Tallinna vanalinna kirjeldusi, mis lõid lugejale kujutluspildid teose miljööst. Võrdluseks võin tuua, et kui apteeker Melchiori Oleviste mõistatus võimaldas analüüsiks 106 tsitaati, siis sarja 3. raamatus apteeker Melchior ja Timoka tütar oleks sobivaid lõike olnud juba poole vähem. Kokku oli teoses naljakal kombel täpselt 100 objekti kirjeldusi, mis siis hiljem mulle arvutamise väga lihtsaks tegid. Uurimisprotsessi käigus võrdlesin teosest leitud Tallinna vanalinna objektide kirjeldusi teiste Tallinna ajalugu kajastavate allikatega, milleks olid erinevad raamatud, arhiivimaterjalid, artiklid ja registrid, dokumentaalfilmid ning külastasin ka Tallinna Linnamuuseumi näituseid. Siin slaidil on mul näiteks toodud 2 teosest võetud tsitaati. Esimeses tsitaatis on Melchiori kodutänaval peetud silmas Rataskäiv tänavat ja kirjeldatud sellel kulgevat tammepuidust veetorustikku. Tallinna linna varustati tõesti 14. sajandi teisest poolest alates Ülemiste järvest pärit veega, mis juhiti kanalit mööda linna taha kraavidesse. Veskite juurde tekkinud paistiikidest läks vesi omakorda puittorustikku mööda alllinna kaevadesse, aga sellegipoolest Rataskaevu sellisel viisil veega ei varustatud ning puittorustik Rataskaevu tänavat mööda ei kulgenud. Lähim veetorustik sai alguse Harjuveski paistiigist, siis sealt liikus see mööda Harju ja Kullassepa tänavat Raekoja platsi, edasi mööda Mündi, Pikka ja Tolli tänavat, kuni jõudis lõpuks laial tänaval paiknenud Hobuveskini. Teises tsitaadis on loetletud juba veidi rohkem Tallinna vanalinna objekte, nimelt Pikka tänavat ja Munga tänavat. Samuti ehitamisel olevat Suurgildi peahoonet, Pühavaimu kirikut, dominiiklaste konventi ja nende Püha Katariina kirikut. Tallinna Suurgild ostis oma uue hoone ehitamiseks Pikala tänavale krundi 1406. aastal ning hoone valmis tinglikult juba 1410. aastal. Suurgildi maja asus nii nagu tänapäevalgi Pühavaimu kiriku vastas üle Pika tänava ja sellest möödudes jõudis Pühavaimu tänavat pidi Munga tänavana, mida nimetati seal asuva kloostri järgi sama nimega juba keskajal. Dominiiklaste konvendi Püha Katariina kirik valmis 1400. aasta paiku. Kuna raamatu tegevus toimus 1409. aastal, siis raamatus esitatud väidete tõepärasuse hindamise aluseks võtsingi just selle sama aastaarvu. Hindasin objekte tõeseks juhul, kui objekti kohta käiv väide sai kasutatud allikatest kinnitust. Korrektseks ei lugenud ma kirjeldust siis, kui leidus vasturääkivusi kas siis hoonete, rajatiste ja piirkondade kirjeldustega või nende esmamainimised jäid teose toimumise ajast 1409. aastast hilisemasse perioodi. Vasturääkivusi esines siis 8 objekti kirjeldustega. Nimelt 1409. aastal ei olnud Tallinnas valminud veel Toomkiriku 8-tahuline kellatorn ning ka teosest mainitud Mustpeade Püha Maria külgaltari retaabel jõudis Tallinnasse alles 1495. aastal. Kullassepa maja on teosest paigutatud Kuninga tänavale, kuhu tegelikult kolisid Kullassepad alles 18. sajandil. Sarnaselt pole ajastutruuga kirjeldus, et raepuuhoov asus linnamüürist väljaspool, sest puid hakati linnast väljas hoiustama alles 16. sajandil. Ka sündmuspaigana kasutatud Pleekmäe eeslinna esmamainimine jääb teose kaasajast hilisemasse perioodi. Uurimistöö käigus õnnestus mul leida Tallinna keskaegse veevarustuse kaart, millele tuginedes lugesin mittekorrektseks 2 väidet. Esiteks, et Niguliste tänaval asus kaev ja teiseks, et Rataskäivu tänavat pidi kulges veetorustik. Ilukirjandusliku liialdusena on ka Pika Hermanni torni kirjeldatud vangitornina, kuid tegelikult oli see hoopis vahi- ja kaitsetorn. Uurimistulemuste kokkuvõtte arvutus on järgmine. Tõeseks loetud objektide kirjeldusi, mis leidsid kasutatud allikatest tõestust, oli 79. Vasturääkivusi esines varem loetletud 8 objekti kirjeldustega ning 13 objekti tõepärasust ei saanud kindlaks teha, sest puudusid neid kajastavad allikad. Uurimistulemuse sõnastasin kõigist apteeker Melchiori Oleviste mõistatus kriminaalromaanis
kui mainitud Tallinna vanalinna ja linnasaras objektidest on ajalooliselt korrektselt kujutatud 79%. Minu enda rõõmuks oli mu hüpates küllaltki täpne ja eksisin seda püstitades vaid 4% punktiga. Sellega on minu aeg tänaseks läbi. Soovin tänada teid kuulamast ja vastan hea meelega küsimustele.